Tehisintellekt on väga võimas tehnoloogia, aga kuidas seda inimkonna jaoks kõige mõistlikumalt ära kasutada? Olen Meelis Kull ja olen Tartu Ülikoolis tehisintellekti professor. Tehisintellekt ehk tehisaru on midagi, mida ma uurin ja täpsemalt tahan ma teada, kuidas oleks meile tehisintellektist võimalikult palju kasu ja võimalikult vähe kahju. Kahju võib näiteks sündida nii, et tehisintellekt eksib ja meie usaldame tehisintellekti tulemust ja eksime seetõttu ka samuti. Kuidas seda vältida? Mida saaks teha paremini? Mina leian, et tehisintellekti täielikult eksimisvabaks teha ei õnnestu. Aga mis me saame teha, on panna tehisintellekt parajal määral kõhklema. Ehk soovin, et tehisintellekt selle asemel, et olla 100% kindel oma vastuses, oskaks vahepeal öelda, et praegu olen ma ainult 90% kindel või 99% kindel. Ja võib-olla anda ka põhjenduse, et miks me praegu ei saa selles vastuses päris kindlad olla. Ja siis on meil võimalik inimesena teha ise otsus, et mis me siis nüüd teeme, kas me otsime infot kuskilt mujalt juurde või kasutame veel võimsamat tehisintellekti või leiame mingisuguse muu lahenduse sellele olukorrale. Lisaks tehisaru uurimisele ja arendamisele tegelen ma ka tehisaru kasutamisega oma igapäevatöös. Professorina õpetan tudengeid, teen teadustööd, kirjutan artikleid ja näiteks räägin teile tehisintellektist. Kõige selle juures on mul tehisarust palju abi. Tehisaru on abiks mulle informatsiooni otsimisel, selle läbitöötamisel, mõtlemisel, kirjutamisel, programmeerimisel. Väga palju kohti on, kus tehisarust on kasu. Aga samas kindlasti ma vahepeal sean tehisintellekti kõrvale ja mõtlen ise. Ja soovin, et siis tehisintellekt mind ei segaks, et ma saaksin ise oma mõtetest aru saada, mida ma soovin, kuidas ma mõtlen, mida ma tahan ja soovitan sama ka teile. Aga mis see tehisaru üldsegi on? Tehisaru on masina või seadme arukas osa. Näiteks, kui me võtame telefoni, siis tehisaru on siin päris mitu. Nimelt näiteks üks tehisaru tuvastab minu sõrmejälje järgi, kas see olen mina, võib-olla ka minu pildi järgi, kaamera pildi järgi, tuvastab minu jutu järgi, mis ma olen rääkinud ja kirjutab selle tekstiks ümber, võib-olla ka tõlgib selle teksti mõnda teise keelde ja seda kõike teevad siin erinevad tehisarusüsteemid. Osad tehisarud on siia telefoni sisse pandud, nii et nad võivad ka ilma internetita töötada. Samas mõni teine tehisarusüsteem, eriti sellised, mis vajavad suuremat arukust, näiteks keerulise teksti tõlkimine. Selline tehisintellekt on tavaliselt pilves ja sel juhul mobiiltelefon vajab internetiühendust, et läbi interneti pilveteenusega suhelda ja saada selle tehisaruga kontakt ja saada vastused. Nii et väike tehisaru mahub siia telefonisse, suur tehisaru on tüüpiliselt pilves. Kuidas tehisaru tegelikult ikkagi toimib? Kuidas on võimalik, et selline programm, mille programmeerija on kirjutanud, lõpptulemusena on selline arukas? Selle üheks võtmesõnaks on masinõpe ja tehisnärvivõrgud. Nimelt siin tavaliselt sellise nutikama tehisarusüsteemi sees on tehisnärvivõrk, mis on selline algoritm, mis teeb väga lihtsaid operatsioone, liidab, lahutab, korrutab, jagab, mida te kõik olete õppinud, kasutab võib-olla ka eksponentfunktsiooni, võib-olla ka ruutjuurt, aga midagi väga keerulist seal ei olegi tegelikult. Aga see, kuidas selline süsteem suudab nii tarku asju teha, tuleneb treenimisest. Nimelt on neid selliseid tehisnärvivõrke treenitud masinõppe abil suurtel andmetel hulkadel ja siis on see tehisarusüsteem hakanud selle tulemusena selliseid
arukaks pidamist väärt asju tegema. Üks hea paralleel sellega, et mis see tehisnärvivõrk on kui mõelda helipuldist. Te olete näinud kindlasti kontsertidel kuskil tagareas on helipuldi taga inimene, kes keerab neid nuppe ja sätib, et heli oleks kvaliteetne ja kui need nupud on valesti, siis ilmselt ei ole see heli eriti hea. Ja kuidas siis see keeramine toimib? No vot, see inimene peab teadma, et mis nuppu kuhu poole keerata. Kuidas on lugu tehisnärvivõrgu puhul? Alguses, kui tehisnärvivõrk programmeerija poolt on tehtud, siis on see ka täiesti juhuslik müra, mis sealt kõik välja tuleb, aga siis hakkab treenimine, mille käigus siis nupud keeratakse õigeks ja tegelikult seda ei teegi inimene, vaid see on siis masinõppe abil toimuv treenimine ja kui te olete tuletist õppinud matemaatikas, siis funktsioonituletis on sellega väga tihedalt seotud. Nimelt tuletis aitab meile öelda suuna, et kuhu poole, mis nuppu nii-öelda tuleb keerata. Ja kui see treenimine siis on ära tehtud, nupud on õigeks keeratud, siis ongi meil käes üks tehisnärvivõrk, mis oskab ägedaid asju teha. Eestis uuritakse tehisintellekti ka teaduslikult väga palju. Meil on näiteks Eesti tehisintellekti tippkeskus, mida ma juhin, ja seal uurime alusteaduslikult, et kuidas tehisnärvivõrke paremini treenida edasi, täiendada neid uute teadmistega, näiteks eesti keele ja kultuuri kohta, kuidas ehitada hübriidseid süsteeme, mis tähendab seda, et tehisnärvivõrk on osa suuremast tarkvarast ja töötab siis koos selle ülejäänud tarkvaraga hästi kooskõlas. Ja siis me uurime muidugi seda, kuidas me saame tehisintellekti teha ohutuks, usaldusväärseks ja privaatsust austavaks ja turvaliseks. Nõuded, mis on tarkvara puhul ikka väga mõistlikud. Ja kui siis on alused ühelt poolt uurimisel, siis on ka rakendused. Ja rakendusi uurime mitmeid, näiteks kas või seda, kuidas tehisintellekti hariduses kasutada. Ja Jaan Aru on meie tippkeskuses uurimas just nimelt tiihüppe kontekstis seda sama. Ja samuti saab tehisintellekti kasutada näiteks tervishoius või küberkaitses või riigivalitsemise juures, digitaalsetes süsteemides või ka näiteks äriprotsessides. Ja tegelikult on muidugi neid valdkondi väga palju, muid ka lisaks, aga need on need, mida me siis teaduslikult oma tippkeskuses uurime. Nüüd tehisintellekti puhul me oleme näinud viimaste aastate puhul kiireid arenguid ja eelkõige, mis on arenenud, on selline üldine intellektuaalne võimekus, kuidas üks süsteem suudab järjest keerukamaid ülesandeid lahendada. Ja kui süsteem on loodud ühe kindla konkreetse ülesande jaoks, siis ütleme selle kohta, et see on kitsas tehisintellekt. Aga üha enam on tehisaru süsteeme, mis oskavad paljusid ülesandeid lahendada. Ja suured keelemudelid on just üheks näiteks sellest, ChatGPT, Gemini ja paljud teised. Ja seal me näeme juba arenguid nii-öelda üldise tehisintellekti suunas, kus tehisintellekt suudab toimetada peaaegu sama üldiselt nagu inimese aju, mis on nii paindlik ja suudab kohaneda ja suudab väga kergesti ära õppida täiesti uusi asju. Ja siis on potentsiaalselt areng minemas superintellekti tasemele, kus tehisintellekt on inimesest juba kõikides võimekustes üle. Kas sinna jõutakse või mitte, eks see sõltub praegu väga palju sellest, et mis toimub nendes suurtes ettevõtetes, kes seda arendavad, näiteks Google või OpenAI. Ja teine külg on teadmiste arendamine, et kuidas tehisintellekt eri valdkondadest võimalikult palju teaks. Ja meil on just nimelt Eesti kontekstis siis tähtis, et tehisintellekt teaks eesti keelest, eesti kultuurist ja sellest, kuidas me Eesti riigis asju korraldame. See on midagi, mida me soovime, et tahaksime tehisarule selle kõik selgeks õpetada. Ja
minu valdkond on eelkõige siis siin nii-öelda kolmandal teljel usaldusväärsuse suunal, et kuidas me siis samal ajal saame tehisaru võimalikult usaldusväärseks ja et tehisaru oskaks kõhelda mõnikord oma vastustes, sest tehisaru kipub ju ka eksima. Tehisaru liigsest enesekindlusest on hea näide see, kui küsida, et mis sõnadega algab Oskar Lutsu Kevade. Ja on süsteeme, eriti just väiksemad süsteemid, mis selle peale kipuvad enesekindlalt vastama, et see algab sõnadega näiteks Arno Tali oli koolimaja trepil ja mõtles. Või hoopiski, et Arno hilissuvel, kui karjalapsed juba ammu kooli ootasid ja nii edasi. Ja need on muidugi valed vastused, mida me ei tahaks kuulda või vähemalt me tahaksime siis, et see tehisaru ütleks, et ma tegelikult ei tea vastust ja kui ma peaksin pakkuma, siis äkki oli midagi sellist. Siis see, kui tehisaru nii ütleks, oleks ju palju meeldivam. Nüüd selles tehisaru ajastus, kus meil järjest võimsamad süsteemid oskavad järjest rohkem ülesandeid täita, mis on see, mida me inimestena peaksime õppima? Üks asi on kõigepealt see, et selle asemel, et väga palju pähe õppida, tasub eelkõige rohkem keskenduda arusaamisele, süvitsi arusaamisele. Eks päheõppimisel on ka oma koht ja on oluline mingeid asju peast teada, aga kui arusaamine vajaka jääb, siis see on kindlasti probleem. Nii et tasub keskenduda arusaamisele. Nii palju, kui me suudame. Teine asi on, et tehisaru tasub kasutada seejuures siis targalt oma õppimises, oma muudes tegemistes ja leida sobivaid rakendusi tehisaru jaoks ja mitte kasutada seal, kus ei peaks. Kolmas külg on õppimise juures see, et me tegelikult ei satuks liigsesse sõltuvusse tehisarust. Et me oskaksime ka ilma tehisaruta ülesandeid ise lahendada. Sest see, kui me ise suudame, see näitab, et me oleme ikkagi tegelikult ja süvitsi aru saanud. Ja 4. külg on see, et meil on võimalik oma loomingulisust arendada ja oma kujutusvõimet, sest ajal, kus tehisaru teeb väga vägevaid asju, on meil võimalik ka tehisaru abil enda looming ja mõtted ellu viia. Näiteks ise uue ettevõtte luues ja tehisaru abil uusi asju, uusi äppe või mida iganes luues. Ja nüüd ma jõuan kõige tähtsama 5. osani, et minu arvates on kõige tähtsam oskus õppida. Me ju kõik õpime, aga tegelikult see, mis me võime sama aja veetes õppida efektiivsemalt, tõhusamalt või muu seas ja mitte sellele tähelepanu pöörates natukene. Ja see oskus järjest efektiivsemalt ja tõhusamalt õppida on midagi, mida tasub endas arendada, sest maailm muutub kiirelt ja tulevad uued tehnoloogiad ja meil on vaja kohaneda nendega ja kiire õppimine on selle juures kindlasti abiks. Me oleme kõik väga erineva kiirusega ja see on okei, aga igaüks meist saab ise ennast edasi arendada selles. Võib ka küsida, et kas üldse informaatikat on mõtet õppida. Mina töötan siin Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudis ja me õpetame siin informaatikat, et programmeerimises on tehisaru väga tugev, et kas siis on üldse vaja informaatikat õppida? On ikka, sellepärast, et selleks, et tehisaru parimal moel kasutuses võtta uute tarkvarade loomisel, elu korraldamisel, selleks on oluline tegelikult aru saada, mis see tehisaru on, kuidas see töötab, kuidas tarkvara töötab, kuidas see peaks töötama ja kuidas luua uusi ja vägevaid süsteeme. Ja see on kõik, mida informaatika saab pakkuda. Nüüd, mina olen siin väga enesekindlalt teile rääkinud, nagu ma teaks kõike ja nagu ma kunagi ei eksiks, mis tegelikult ei ole üldse nii. Ja alati on võimalik, et ma eksin ja nii on see iga inimese puhul ja nii on see ka tehisaru puhul, et ikka võib juhtuda, et tuleb eksimus sisse.
Ja kuidas selles olukorras siis otsustada, et keda saab usaldada? Et kindlasti tasub usaldada erinevaid eksperte, kellel on mõnikord erinevad arvamused. Tuleb kuulata, mida räägivad vanemad, õpetajad ja sõbrad. Ja ta tasub kuulata ka, mida räägib tehisaru. Ja siis võtta kogu see info ja proovida sellest aru saada, nii palju kui me suudame, ja sellest lähtuvalt siis ise otsuseid teha. Sest just sina ise oled tegelikult see, kelle jaoks need otsused ju olulised lõpuks on. Nii et enda arvamust ei tasu seejuures unarusse jätta. Me võime kõik eksida, aga oluline on, kui on selline tähtis ja kriitiline otsus, et siis arvesse võtta võimalikult palju erinevaid arvamusi. Kuidas siis tehisaru ajastul mõistlik oleks toimetada? Tasub aru saada võimalikult hästi, mis on tehisaru võimalused, kuidas seda kasutada saab ja kasutada tehisaru mõistlikult.